Tere põlevkivi rahvas! Tükk aega oli diskussiooni all, kas ma saan osaleda sellel põlevkivi konverentsil koha peal või mitte. Ja vastuste käesolevaks hetkeks ju mõistate. Ma ei saa, aga mul on väga mõjuvad põhjused seekord. Nimelt on tegemist täna päevaga, kus Vabariigi Valitsus oma kabineti istungil peaks võtma arutluse alla erinevad olulised maavaradega seotud küsimused. Ja üks nendest on näiteks palju räägitud maapõuestrateegiaga alustamine. Nimelt oleme me lähteülesande valmis saanud ja nüüd peaks kabinet andma meile sellise stardipaugu, et me tõepoolest selle maavarade strateegia ka valmis saaksime. Seda esiteks. Kindlasti on teile veelgi olulisem põlevkivi arengukava järgmiseks 15 aastaks. Ja loomulikult seoses sellega on väga erinevaid arusaamasid ja ka seisukohavõtte, mida ma tahan öelda. Nii nagu ütlebki teie põlevkivikonverentsi selleaastane kava, elu ongi täis väljakutseid, aga eeldatavasti ka võimalusi. Ma julgen öelda, et lähemal 15 aastal ei muutu põlevkivi kasutuses midagi sellisel määral, mida me ei oskaks prognoosida. Me teame seda, et nafta hind võib kõikuda ja tegelikult kindlasti ei pane te ju oma põlevkivikatlaid käima lähtudes sellest, milline nafta hind on selles põlevkivi arengukavas, vaid ikka sellest, kas selle lõpptootega on turul midagi peale hakata või mitte. Kindlasti pole teile uudiseks ka see, et keskkonnanõuded järjest karmistuvad ja kogu selles põlevkivi teadmises on Eesti Vabariik Euroopa Liidus üsna üksi ja me peame tegema seetõttu oma parima võimaliku, et keskkonnanõuded oleksid täidetud, aga ka tehnoloogiad kenasti vastavad sellele, et teised liikmesriigid, meie partnerid sellest aru saavad. Ma olen ka naljatamisi öelnud, et põlevkivi tulevik ei ole üldse kusagil maa all, vaid sõltub paljuski sellest, mis on õhus või milliste heitmetega või kui väheste heitmetega me suudame jätkata. Ja kindlasti võime ju eeldada, et ka inimeste keskkonnateadlikkus üha kasvab ja debatid võimalike uute kaevandusalade üle ka saavad olema kirglikumad, intensiivsemad, aga loodetavasti ka kvaliteetsemad. Et kogu selles maavarade temaatikas on hästi palju sellist usuküsimust, aga tegelikult oleks ju väga mõistliku debatt käiks teadmiste pinnalt ja igasugune tegevus, mis meil teadmisi aitab parandada, on protsessile kindlasti kasuks. Kui Rakveres oli maavarade konverents, siis ma andsin välja ühe lubaduse, et 2016. aasta peab algama veidikene teistmoodi ka selles osas, mis puudutab üldse riigi maksumaksja raha kasutamist maavarade alase teadmistega seonduvalt ja ma siiralt loodan, et erinevate koostööde tulemusena ka keskkonnainvesteeringute programmis maapõueprogramm on oma sisult sisukam ja me suudamegi juba asuda nende küsimuste lahendamiseni, mis selles põlevkivi arengukavas kirjas on. Nii nagu on öelnud üks minu eelkäijatest, igaüks peab jääma oma liistude juurde. Tegelikult mu liistud oleksid täna nii Stenbockis kui ka Jõhvis kindlasti õigel kohal ja ma oleksin nende juures, aga valikuid tuleb teha. Nii et püüan teha ära oma rehkenduse Tallinnas, saada arengukava Riigikogu poole teele, maapõuestrateegia koostamise töösse ja soovin, et teie siis ka oma konverentsiga saate päeva lõpuks jõutud viljakate järeldusteni, et üheskoos edasi minna. Head konverentsipäeva!